Nii, ekraan on tere sul. kõigile. Rõõm näha, et ikkagi salvestuse lubadusest hoolimata tulid ka inimesed kohale. Aga nagu öeldud, mina vaatan, jälgin kogu aeg chati ka siin ühe silmaga, et kui tekib jooksvalt küsimusi, kommentaare, ärge hoidke ennast tagasi. Mulle ainult meeldib, kui inimesed võtavad osa koolitusest aktiivselt. Aga sai siis välja lubatud tänase koolituse, kas tehisaru annab tiivad või teeb see meid lombakaks? Ja ega sellele küsimusele on veel otsivad minust palju targemad inimesed praegu usinalt vastust erinevates ülikoolides ümber maailma. Aga mida ma tahaks teha, ma tahaks jagada mõningaid mõtteid, mis mul nüüd tekkinud on. Kuna ma tegelen tehisaru koolitustega, olen õpetajatega päris palju sellel teemal klassiruumis koos istunud ja rääkinud ja lapsevanemana ja ka ise väga aktiivse tehisaru kasutajana. Võib-olla kiirelt, miks mul slaidid edasi ei lähe. Nii, et kes ma olen, et kellega me veel kohtunud ja tuttavad ei ole, kuigi mõned nimed tunduvad täitsa tuttavad. Siis jah, hetkel olen Tartu Ülikoolis doktorant, nooremteadur, üritan valmis kirjutada doktoritööd teemal, et kuidas meid kaitsta inforuumis. Ülesanne läheb iga aastaga järjest keerulisemaks, aga ei ole veel alla andnud. Magistritöö oli mul digipädevuste teemal, kunagi kirjutasin raamatu turvalise interneti teemadel, kui ma mõtlesin, et kirjutan raamatu, siis ei pea enam koolitama, kõik loevad ja saavad targaks ise. Siin ma olen. Naiskodukaitses toimetan üsna aktiivselt siin erinevate koolituste ja õppetegevustega, materjalid, koolitused, külalistunnid ja nagu ma ütlen, et alati on kõige parem minna ja guugeldada, kui tahate rohkem teada saada. Aga võib-olla tehisaru osas ja tegelikult me Sanderiga juba üleeile kohtusime ja seal tuli väga intrigeeriv küsimus lõpus, et kas ma olen tehisaru suhtes olnud skeptik algusest peale või olen ma lihtsalt siin protsessi käigus muutunud väga skeptiliseks inimeseks. Siis tegelikult mul on alles täiesti üks mu esimene postitus, mis on tehtud võib-olla paar nädalat peale seda, kui ma ChatGPT konto tegin. See oli turvalise interneti lehel. Ja juba seal ma ütlen, et tegelikult ma ei ole kindel, et me oleme selleks inimkonnana valmis, mida see tööriist pakub. Ja kahjuks kõik need uuendused, uued võimalused, pildirobotid ja kõik muu, mis vahepeal on tulnud, mida tol hetkel ei osanud isegi karta, ei ole mu arvamust muutnud. Aga see tehnoloogia on siin, seega midagi pole teha, kotti me teda tagasi ei topi. Ja seega kõige mõistlikum on see, et kui me kõik õpimegi seda kasutama. Oma esimese tehisaru koolituse, kusjuures tegin ma napilt kuu peale seda, kui ma olin ChatGPT konto teinud. Ja see on võib-olla ka üks probleem selle tehnoloogiaga, et see on see vana ütlus, et pimedate kuningriigis on ühe silmaga mees kuningas, on ju. Et tegelikult me keegi päris täpselt ei saa kõigest aru, et see tehnoloogia ise on keeruline, tal on nii palju erinevaid mõjusid, tal on tehnoloogiline mõju, ühiskondlik mõju, hariduses me oleme igasuguste väljakutsetega silmitsi. Et ega minu arvamus ja minu jutt on ainult üks väike pusletükk. Et selles osas ma ütlen, et tahate vaielge vastu, minul ainult hea meel, et kindlasti võibki siin olla väga palju erinevaid arvamusi. Aga kui me nüüd läheme sinna tiibade ja karkude juurde, siis erinevate allikate põhjal ma olen ise pannud kokku ühe sellise joonise. Inimestele meeldivad joonised. Ja tegelikult on siin kaks pädevuste nagu telge, kus on oluline mõelda, et kus me oleme. Sest me võime ühes teemas olla jumala pädevad, valdkonnas ütleme näiteks meediapädevustes ma julgen öelda, et ma ikkagi olen pigem spetsialist, ekspert, et ma olen sellega piisavalt kaua tegelenud. Samas pange mind muusika või kunstiteemadesse ja ma lähen kohe sealt alt tundmatust valdkonnas ka alla, et seal ma kipun väga lolle vigu tegema, kui üritangi arvamust avaldada, kuna see ei ole valdkond, millega ma oleks väga süvitsi tuttav. Teine telg, mis on meie koolituse jaoks oluline, on see, et kas inimene on algaja tehisaru kasutaja või on ta tehisaru kasutaja. Muidugi seda, kuidas mõõta, see on taaskord järgmine küsimus, sest ma ise ka vahepeal nuputan, ma arvan, et ma olen sellest keskmisest teljest natukene nii-öelda edasi jõudnud kasutajaga, aga ma õpin iga päev midagi uut juurde. Et selles suhtes kindlasti on palju rohkem asju, mida ma ei tea, kui neid, mida ma tean. Aga kui me siin selles skaalas nüüd püüame tehisaru kasutajaid nii-öelda profileerida,
siis see koht, kus suurimad jamad juhtuvad ja kus inimesed kipuvad, kus me saame neid toredaid kuvatõmmiseid ja kõike muud, on see, et kui inimene ei saa täpselt aru, kuidas tehisaru töötab, ta ei saa aru selle toimimispõhimõtteid, ta ei saa aru, kuidas seda kasutada ja siis ta hakkab veel väga usinalt ja entusiastlikult enda jaoks täiesti tundmatu valdkonnas kohe süvitsi sisse minema. Seal kohas on nii palju ohte. Võib-olla te olete kuulnud ka sellist väljendit nagu tehisarupsühhoos või AI psühhoos, et kus tehisaru veenab inimesi ära väga veidrates asjades. Ma arvan, et enamik sellest kipub ka siin juhtuma, ja just selles mõttes, et inimene, kes võib mingis valdkonnas jube tark olla, aga siis ta läheb tundmatusse valdkonda ja siis see tehisaru loob talle illusiooni, et ta teab ka seal valdkonnas palju. Et see on see koht, kus tuleb väga-väga ettevaatlikult kasutada, et kui sa ei saa aru, kuidas tehnoloogia töötab ja sa ei tea sellest valdkonnast midagi, siis parem ära torgi, on minu soovitus siin üldiselt sõbralikult kõigile. Teine, mis on selline huvitav sektsioon, on see, et kus ei taheta tehisaru kasutada, pole väga süvenetud, ollakse küll valdkonnas väga ekspert. Ja ma tean, et seal on ka palju inimesi, kes ongi väga kriitilised tehisaru osas, et väidavad, et tehisaru ei ole piisavalt hea, piisavalt osav, mis iganes. Ja ma ise panin, see on kõik minu enda välja, et nagu öelda, aga mulle meenutab see sektsioon kõige rohkem sellist Don Quixotet. Et jah, missioon on üllas, aga tuuleveskitega võitlemine ei aita. Et kahjuks me liigume teel sinna, kus pädev inimene, kes oskab hästi seda tehnoloogiat kasutada, on eelisseisus nende inimeste ees, kes on sama pädevad valdkonnas, aga ei oska tehisaru enda valdkonna juures hästi tööle panna. Kõige huvitavam valdkond on võib-olla see, kus tundmatu valdkond, aga sa saad aru tehnoloogia võimalustest. Ja mulle endale vahepeal täitsa meeldib sinna minna, et ma võtan täiesti tundmatu teema ja siis ma üritan läbi küsimuste tehisarult nagu teada saada selle teema kohta. Aga siin ongi see häda, et sa pead päris täpselt teadma, kuidas oma prompti kirjutada, kuidas sa viipa ja juhendit anda. Et seal sa pead küsima ja sa pead väga ettevaatlikult liikuma ja üle kontrollima, et faktikontroll on sinu suur sõber selles sektsioonis, kuna kui sul, et ei maksa kunagi 100% usaldada. Ma näitan teile hiljem ühte huvitavat tabelit ka, et ma testin praegu tehisaru piire. Ja koht, kus tulevad tiivad või supervõimed, on siis see, et kus sa oled ise valdkonna ekspert, et sul on selles valdkonnas head teadmised ja sa saad aru, kuidas seda tehnoloogiat kasutada. See on see koht, kus sa saad nagu väga, hoiad kokku aega, sa saad teha asju, mida sa võib-olla suudaks ka muidu teha, aga see võtaks sul see õppimiskurv oleks palju-palju võib-olla laugem kui tehisaruga võib see üsna kiirelt üles minna. Ja ma tahaks tuua teile praktikas näite, sest jube hea on teooriat rääkida, inimesed siis mõtlevad, et jah, aga kuidas see praktikas on. Ja ma olen väga eri viisidel tehisaru kasutanud, et kui lõpus aega üle jääb, ma võin siin erinevaid näiteid tuua, aga üks, kus mul ise tundsin ja mis oli nii-öelda ka metatasandil väga õpetlik, oli see, et ma liitusin aprillis tehisaru koolitajate võrgustikuga. HTM kutsus kokku inimesed, kes arvasid, et nad võiks tehisaru teemal koolitusi hakata tegema koolides. Ja meid on kokku 40 koolitajat ja plaan oli ära õpetada selle aasta numbri sees nii palju õpetajaid kui vähegi võimalik. Ja ma ise arvan, et see on väga-väga oluline, et õpetajad vähemalt saaksid esmase nii-öelda, nagu mulle endale meeldib öelda, et teooriaõpe ja esimene platsisõit autokooli mõistes on see, mida meie teeme. Aga probleem tekkis sellest, et kuna koole on palju, erinevad ajad, koolitajad, siis meil tekkis päris tugev probleem see, et kui alguses tundus Exceli tabel tuttav ja kodune kõigi jaoks, siis paar nädalat projektis sees jõudsime, vähemalt osad jõudsid järeldusele, et see asi niimoodi, nii me rallit ei sõida. Ehk meil oli reaalne probleem. Ja seal oli veel lisatingimused, et tahtsime, et oleks koolitajatele võimalikult ikkagi, kes tahavad, saavad koolitusi ja kõik see oligi kaos. Ja siis mul tekkis mõte, kuna mul oli üks vaba nädalavahetus selline reedest pühapäevani, et tihti ei juhtu, aga oli,
ja mõtlesin, et huvitav, kas tehisaru aitaks mul mingi lahenduse leida, sest see hetk mulle meeldib katsetada uutes olukordades, kuidas seda tööriista kasutada. Ja esimene idee, mis mu enda väikene peakene välja mõtles, oli makrod. Ma tean, et Excelis on makrod väga-väga ohtlikud, ärge lülitage sisse, aga ütleme selle nädalavahetuseni ma tegelikult makrodega väga isiklikult tuttav ei olnud. Ma sain aru, et see on nagu programmi sisestamine, aga õnneks mul oli väga suurepärane tööriist. Ja siis ma umbes vist, ma arvan, sinna alla läks mul 4 või 5 tundi, kus ma usinalt tehisaru abiga üritasin Excelit makrodega täiendada. Osad asjad hakkasid juba täitsa hästi tööle, nii et ma tundsin ennast juba, aga mingid asjad ei läinud ja kuna mul endal see makrode teema oli natukene võõras, ehk siis see valdkonna pädevus oli ikkagi nõrk, siis ma mingi hetk tundsin, et me ei jõua päris õigesse kohta sinna. Ja siis ma kirjutasingi oma mure tehisarule, et kas Excel ongi üldse kõige parem lahendus, et lähme äkki veel samm tagasi. Et äkki on midagi, kus me saame seda kõike teha lihtsamini. Et mul endal oli peas SQL, ma olen kunagi SQL-is nii-öelda admini rollis olnud, ma pole ise kunagi ühtegi SQL-i üles seadnud, aga mõtlesin, ma vist pigem saan sellega hakkama, kui need makrod tööle. Ja kirjeldasin oma mure ära ja tegelikult siin on ainult üksikud hetked selles vestluses. See vestlus, ma arvan, kui see välja printida, sellest saab üle 100 A4 lehekülje, mis ma see nädalavahetus AI-ga, too moment oli vist ChatGPT 4 või 4O oli, millega me selle suure vestluse pidasime. Ja hakkasime otsida ja siis pakkuski chat mulle välja erinevad tööriistad. Notioni ma natukene olen torkinud, tahaks rohkem õppida. Google Sheetsis ma olen ka igasuguseid, kunagi tegime robootikavõistlusel väga automatiseeritud asjad, väga uhke oli nende üle. See võttis küll palju rohkem aega, kuna siis ei olnud tehisaru. SQL-i ja siis ta tõi välja nime esimesena, millest ma polnud kunagi mitte midagi kuulnud, mingi Airtable. Selle peale läksin ma korraliku inimesena Google'isse, vaatasin Airtable'ile otsa, olid mõned vastuargumendid, pooltargumendid, tuulasin mööda erinevaid foorumeid, vestlesin samal ajal AI-ga ja põhimõtteliselt tegi mulle ka analüüsi, et kui seal edasi küsisid, et miks see on parim valik antud probleemi lahendamiseks. Ehk mul oli probleem ja mul oli eesmärk, kuhu jõuda ja ma kasutasin AI-d selleks. Ja siis see tööriist aitas ka väga hästi kaasa sellesse, kui ma seda kogu uut tööriista, jah, ta natuke sarnanes SQL-iga, aga ikkagi seal olid oma kiiksud ja asjad ja ilusasti step by step, et mine vajuta sinna, nüüd vali see, nüüd kirjuta sinna a la, et näed, andis mulle isegi vahepeal täiesti koodi, mida ma sain kopeerida. Ja asi läks väga hästi. Põhimõtteliselt selle nädalavahetusega suutsin luua tööriista, mis oli mõeldud sellise projekti haldamiseks ja lõpptulemus on meil kasutuses olnud, nüüd on aasta lõpuks vähemalt 400 koolitus, üle 10 000 õpetaja saab koolitatud. Ehk siis igati, see on väike nurk seal tegelikult neid vaateid asju on. Ja mis olid olulised õppetunnid selles protsessis? Olidki see, et toimib väga hästi, kui on eesmärk. Kuna ma teadsin täpselt, kuhu ma jõuda tahan ja mida ma tahan, siis mul oli kogu aeg peas nagu konkreetne asi, mille nimel ma nagu neid küsimusi tegin ja asju otsisin. Et tehisaru pole mõtet lihtsalt torkima minna, kui sa ei tea, kuhu sa jõuda tahad. Siis ta viibki sind tundmatutele radadele ja veidratesse jäänesurgudesse. Aga kui on eesmärk, siis tegelikult see aitab fookust hoida. Ja inimese roll on vestlust juhtida. Ma olen nii palju kuulnud nüüd koolitustel ja erinevates kohtades, aga tehisaru, mul tuleb suur projekt ja kuidas tehisaru on ju siin tegema seda projekti panna. Jah, seal on teatud automatiseerimised asjad, kuid tegelikult see tehisaru ei saa suure tükiga hetkel hakkama. Et tehisaru on pigem see, et ta on nagu protsessi juures kaasas, aga ikkagi inimene on see, kes nagu asja veab. Et hea assistent, hea mentor, ütleme nagu ongi, et mis juhendab igas hetkes ja vajadusel teeb ka mõned valemid asjad ära. Ja siin on ka see, et miks see mul hästi õnnestus, ongi see, et ma tol hetkel olin seal täpselt mõlema teljega õiges kohas. Sest mul on taust projekti juhtimises, ehk ma kujutasin ette, kuidas sellise projekti juhtimise juures kitsaskohad on.
mul oli varasem arusaam erinevatest andmebaasidest, nagu ma ütlen, et ma olen admin kasutajana seda SQL-i ka aastaid pidanud käsitsi, seal oli kunagi üks projekt, kus me ei jõudnudki admin liidesse tegemiseni, pidin kõike käsitsi. Ja samuti natuke, kuna see kogu dünaamika sarnanes päeva lõpuks selle müügiprotsessile ja ka sellega mul oli kogemus ehk protsessidega. Ja töö käigus ma vahepeal natuke hindasin tehisaru arusaami üle, eriti seal makrode osas. Aga mida rohkem ma tegin, seda paremini ma mõistsin, et mis on võimed ja piirid, millist sisendit ma pean andma ja mida ma saan üldse küsida. Ja kogu see protsess aitas mul arendada ka väga-väga hästi sellist enda oskust seda prompti kirjutada, ma pean ütlema. Ütleme see, et kuidas ma alustasin reede õhtul ja kuidas ma lõpetasin pühapäeva õhtul, siis ma kindlasti liikusin sellel tehisaru pädevuse teljel ka jälle natukene kaugemale. Aga ja, aga samas nüüd on küsimus, et kui tore, kõik teeb kõike, on ju, ei tee kõike. Teine seda tabelit lõpus näitan, aga siin on, katsetasin siin ühe akadeemilise artikli jaoks ja on olemas mul selline leht digikotkas.naiskodukaitse.ee. Kui tahate oma digi- ja meediapädevusi proovile panna, siis minge ja seal on 30 ülesannet, peate infot otsima ja kõike muud. Ja point on, seal on ka täiesti okei, kui te kasutate tehisaru, sest ma võin öelda, et umbes 1/3 ülesannetega annab tehisaru teile täiesti õige vastuse. 1/3 võib ta juhendada, kust vastust saada, mõnikord võib ka õige vastus anda ja 1/3 ta annab täiesti vale vastuse, ehk teil on ka palju parem arusaam peale seda protsessi, et kus ta valetab. Näiteks ma andsin talle üks väike videoklipp ja seal on täpselt copy-paste nendest ülesannetest ja siis mul oli see praegu siin ChatGPT 5 thinking on ju. Ja ta mõtles ja ketras ja tegi koode ja võttis kuvatõmmiseid ja tundus, et aju ragiseb nagu on. Ja andis mulle lõpuvastuse Narva maantee. Ma võin öelda, see ei ole õige vastus, see ei ole ligilähedaseltki õige vastus. Ja ma arvan, et isegi 3. klassi koolipoiss, kui ta seda videot näeks, oskaks öelda, et Narva maantee see ei ole. Isegi kui ta ei tea. Ja samas teine ülesanne, mille puhul ma olin 100% veendunud veel enne eelmist nädalat, et seda ülesannet ei suuda mul ükski tehisaru ära teha. Siis siin ta mõtles ainult minut ja 25 sekundit ja andis mulle õige vastuse. Ülesanne oli põhimõtteliselt vaadata üle 10 pilti, neist osad on tehisaru tehtud, osad on inimeste tehtud ja siis tuleb sealt nagu nii-öelda vastus kokku lugeda teatud tingimuste järgi. Ehk siis see ongi see, mis teebki selle tehnoloogia kasutamise keeruliseks, et me ei tea, millal eksib. Ja tegelikult ega meil igalühel on arvatavasti tutvusringkonnas ka inimesi, et kes mõnikord ütlevad, et teavad kõigist asjadest kõike on ju, mõnikord näeb neid kas kuskil perekondlikul koosviibimisel või kus iganes. Aga me teame nende inimeste puhul, et üldiselt kõigele tuleks faktikontrolli teha. Tehisaru puhul ongi see, et 9 korda 10 kõik jumala õiged öelda, kui kaua sa ikka faktikontrolli teed ja siis ta libastub. Ehk tea, et tehisaru puhul ongi, see on ka üks oluline teadmine kõigile, et ei saa lihtsalt vastust vaadates kuidagi teada, kas ta oskas või ei osanud seda teha, sest ütleme, minu loogika ütleks, et tegelikult teised oleks võinud üsna täppi panna, ülejäänud panid palju täpsemalt ülejäänud mudelid. Aga seda ei suutnud ükski mudel ära teha, välja arvatud siis see minu isiklikult ära tuunitud chat. Veel üks asi, millega ma hästi palju koolitustel kokku puutun, on see, et inimesed kurdavad, oi, ma lasin ka, ma ei tea, see pilt näiteks on tehtud Google'iga, see enne, kui neil Nanobanana tuli Geminisse, ma ei teagi, kas neil oli enne nime oma pildirobotil, nüüd on Nanobanana. Ja inimesed tihti üle, oi, aga minul ta küll sellist pilti ei joonista. Minul ta küll ei tee, on ju. Ja siis mina küsin, et kas sa seda masinale ütlesid, mis sa mulle kurdad, et minu kunstianne on alla igasugust arvestust, on ju, et mina sul pilte joonistama ei hakka igal juhul. Ja nüüd ma olengi mõnikord ka õpetajatele siin näidanud koolituse käigus, mis ma teen, on see, et tehisaruga suhtlemine on protsess, et selle pildi saamine ei olnud see, et ma kirjutan imelise prompti ja saan kohe.
Minu esimene soov, kui ma hakkasin tehisaruga pildi teemal suhtlema, oli see, et joonista mulle pilt, millel on kaks osa. Vasakul on siis õnnetu aju, aga sellel on nägu ja käed ja jalad ning see aju on sidemetes ja tal on kargud kaenla all. Paremal siis õnnelik aju, kellel on tiivad ja kes lendab taevas rõõmsalt ringi ja tundub väga heas vormis. Võite mõelda, millise pildi teie mulle selle kirjelduse peale annaks. Aga Google'it tuli, kusjuures ma ei tea, miks ta arvab, et ma olen HJ, see jäi ka mul täiesti kummitama, et kust ta sellised nimetähed võtab, aga anyway, siin on teile pilt. Ütleme nii, et see ei olnud päris see, mida ma silmas pidasin, on ju. Aga selle asemel, et minna Redditisse postitama, vaadake, kui totaka pildi tegi või kurtma, et ikka üldse ei jooni, siis mina nagu paikpäis inimesena ei jätnud jonni. Kirjutasin tehisarule vastu. Väga hea, aga esiteks see oli formaat oli varem, mul on HD formaadis vaja. Samuti võiks need pildid sulanduda üksteise sisse ja jalad ja käed ei peaks nii inimkeha moodi olema, vaid pigem sellised karikatuurilaadsed ehk üsna pealiskaudne nagu juhend, aga tundub, et tehisaru sai aru, mida mina mõtlen. Olgu, siin on uus versioon pildist, mis on HD formaadis, sulandatud ja karikatuursema stiiliga. Asi hakkas looma. Midagi sellist ma umbes tahtsin, aga minu jaoks ei ole loogiline, et roheline on halb ja kollane on hea. Seega ei jätnud jonni parema tulemuse nimel ja panin hakkab looma, aga see õnnetu aju võiks pigem olla selline kollane ja veidi mädalaikudega. Lisaks esimesel pildil olnud sidemed olid väga head. Ja see lendav aju siis pigem võiks äkki olla selline vikerkaare toondis ja natuke isegi nagu sädemeid pilduda. Ja siin see pilt on, mida ma nüüd kasutan õpetajate koolitusel ja panin ka teile siia esimeseks pildiks. Et arvestades teie soove ilusasti teie jätab. Aga ja see ei ole ainult piltide puhul, siit tuleb lihtsalt pilti on hea teile näidata, kuna pilt on selline kohe illustreerib ka, et protsessi, sest ma võiks ju teile näidata mõnda vestlust, mida ma pean näiteks kirjutasin just ühe akadeemilise artikli ise valmis, siis ma lasin tal natuke keelt toimetada, siis ma tahtsin, et ta kritiseeriks, siis ta leidis sealt hunnika asju, siis ma otsisin asju, et see protsess ongi see, et see on protsess. Et see on võib-olla, kui te ühe asja siit koolituselt võtke see, et tehisaruga suhtlemine on protsess. Ja nii, ja siis ma tahan enne, kui ma näitaks teile reaalelus ka mõningaid näiteid ja te võite küsida, kui on see, et algaja, et mis siis selle klouniks muudab meid. Et klouniks muudab meid tegelikult see, et kuidas ma nüüd ütlen, esiteks, te ei näe siin tabelis kõike, ei peagi nägema, aga see on põhimõtteliselt minu Google'i tabel, mis ongi siin üleval on kirjas Gemini 2.5 Flash, Mistral tavaline, Mistral Sync, seal mul sai see Quata otsa, Gemini Pro praegu, siis on mul siin ChatGPT D-hüppe konto ja siis on mul see ChatGPT 5 Thinking, kus mul on pandud eraldi prompt veel sellele tööriistale, et proovida kolkida nii-öelda õigele teele, et selgitused, valed vastused on väga paha minu jaoks. Ja rohelised ruudud, siin on need, kus vastus on õige. Kollased ruudud on siis see, et kus masin ütleb, et mul pole kas eetilistel, tehnilistel, mis iganes põhjustel, aga ma ei saa teha. Siin paar tükki on ka see, kus ta ei lasknud faili üles laadida. Ja punane on see koht, kus masin valetas täiesti ausa näoga. Ja probleem on see, nagu te näete, siis on väga üksikud read, kus kõik on rohelised. Et isegi sama ülesanne võib eri mudelitel olla erinev. Ja kui nüüd keegi küsib, et milline mudel on kõige parem, siis ausalt öeldes see sõltub ülesande tüübist. On asju, mida teeb Google'i Gemini paremini, on paremini, mida teeb ChatGPT paremini. Mistral vist ei olnud ja ma tahan Claude'i ka siia valikusse panna veel mingi hetk, see on mul töös. Aga mida rohkem te testite,
mida rohkem te katsetate eri olukordades, seda parem tekib teil ettekujutus. Samal ajal, nagu mulle endale ka õpetajate koolitusel on, et tehisaru kasutuselevõtt on tegelikult piinarikas, kui sa tahad teda integreerida sisse oma igapäevatöödesse. Ja miks see on piinarikas, on see, et siin on võib-olla kõige parem paralleel, kui ma kuskil umbes 10 aastat või natuke vähem tagasi otsustasin, et ma tahan õppida ära 10 sormetrüki. Tolle hetkeni ma olin ilusasti hakkama saanud, et ma trükin, kohe raevastab, aga et ma trükin 6 sõrmega, aga siis ma tundsin, kuna tekste oli nii palju, et 10 sõrme vaja. Õnneks ma hakkasin seda protsessi suvel tegema, sest oleks talvel teinud, oleks suured jamad olnud, ütleme nii. Ja ma alustasin kõik need, mis need veebisaidid on, et seal kõigepealt vajuta jotti ja siis vajuta seda ja 3. nädalal oli olukord, kui ma nägin klaviatuuri, läksid köös sõrmed lihtsalt sõlme. Lihtsalt ma ei saanud enam üldse aru, kuhu, mida ma vajutama pean, kuna need, mis ma olin harjunud ja see, mis oli uus. Ja sama juhtus tegelikult, on mul ka paar korda juhtunud siin tehisaru mingites uutes teemades kasutuselevõtuga. Et mingid protsessid ma tean juba, et ma kirjutan ise, siis ma viskan nii-öelda faili tehisarusse, siis ma küsin tagasisidet ja niimoodi me põrgatame. Aga on täiesti uued asjad, kus ma ei tea veel täpselt, kuidas teha. Ja alguses võtab see rohkem aega, täpselt nagu enne, kui ma 10 sõrmega õppisin trükkima, enne ma käisin sealt nii-öelda sellest orust läbi, kus on umbes sama tempo kui 2 sõrmega trükkida, on ju. Lihtsalt aju vajas aega, et ümber nagu kohanduda uue süsteemiga. Sama on tegelikult ka tehisaruga, et põhimõtteliselt, et katsetage, tehke, aga arvestage, et võtab aega. See ei ole see, et üleöö. Teine, mis on üks suur probleem, ongi see viiba kirjutamise asi. Jah, on mingeid olukordi, kus võidki kirjutada, ma ei tea, mingi fakti küsimus, mis on selle riigi pealinn, kes võitis mingid EM-mängud, mingid see fakti küsimus, sa ei pea siis selgitama, kes sa oled, mis sa oled ja mida me siia koos teinud oleme tulnud. Aga kui me räägime sellistest suurtest asjadest, ütleme sellest protsessi asjadest, mitte sellistest, et ma ei viitsi guugeldada, ma lähen nüüd chati või Geminisse on ju tüüpi asjadest, siis kui te tahate päriselt tehisarult nii-öelda neid tiibu saada, siis te peate õppima selgeks viiba kirjutamise. Ja see tähendab, et mida täpsemalt masinale anda kogu see info kätte, et mis on kontekst. Veel, mida kindlasti kasutage rolli andmist. See on asi, mida minu meelest me kasutame liiga vähe tehisaru puhul. Kuna nagu mulle meeldib öelda, et eelmises eluses ma tegelesin turundamisega, enne kui ma siia haridusvaldkonda maandusin ja enam ära ei saa, siis turunduses on näiteks see persoonade tegemine alati selline huvitav teema, et tahad katsetada, mis eri inimestega on ju. Nüüd pole enam vaja minna tänavale võõrastega rääkima, võib minna, aga ei pea, sest sa saad tehisarule öelda, sa oled, ma ei tea, 5. klassi õpilane, sa oled ajalooõpetaja, sa oled Harvardi professor, sa oled poliitik, sa oled ajakirjanik, sa oled mis iganes. Saad veel anda ka, oled spordiajakirjanik, oled arvamustoimetaja, mis iganes. Ja sa saad küsida tagasisidet ja võimalusi just sellest vaatenurgast. Ja sellesse rollimängus on tegelikult tehisaru hea. Seal on omad ohud, sest mitmel korral mul on tunne, et natuke see rollimäng ja hallutsineerimine võivad olla korrelatsioonis, kui sa lähed nii-öelda faktide teemale. Aga andke roll, kellelt vastust soovida. Ja see probleem, et kui te ise ei suuda ära sõnastada, et mis teie probleem on, siis minu soovitus on see, et siis te ei pidanudki sinna tehisaru avama. Sest tehisaru kasutamine, kui me võtame nüüd keskkonnateemadel, võtab ju vett, energiat, ta ei ole kindlasti mitte kuidagi kasulik. Et kasutage tehisaru, kui teil päriselt probleem on, mida lahendada tahate, kui ei tea. Väljund, see on ka see, et kui te ei ütle, millist väljundit tahate, siis väga tihti jõuabki see, et oi, aga ta ei tee seda. Tahate faili, tahate tabelit, tahate 3 näidet, tahate kriitikat, tahate kiitmist. Ükskõik on depressioon ja tahate, et keegi ütleks, et kui hea asja kokku kirjutasite. Laske tehisaru kiidab. Minul on tavaliselt kriitikat vaja, sest ütleme,
parem kritiseerigu tehisaru mind siin privaatselt kodukontoris, kui kuskil pärast avalikult jälle pikipäid ja jalgu saab. Ja viimane asi, mis on, ärge, ärge, ärge kasutage tehisaru ainult nii, et mina ütlen ja siis tehisaru, vaid andke tehisarule ülesandeks küsida teilt täpsustavaid küsimusi. See on nii põnev, sest siis tehisaru põhimõtteliselt ta hakkab, jah, ta küsib täiendavat infot ja mõnikord on täpselt tunne, kuidas ma ise selle peale ei tulnud, et seda infot ka sisse kirjutada, on ju. Et ma ei hakka seda ja siin on veel nipid ja trikid, et noh, et mida tohib ja mida ei tohi teha. Et kui te tunnete, et kas te olete päris, ütleme, see tehisaru pädevus tahaks paremat, siis tegelikult võite peale seda webinari üles otsida YouTube'ist Diana Poudel kanal ja seal on mul kohe kõige ülemine on tehisaru minikursus, mis ma suvel tegin. 3. video ongi see viipade ja nippide ja trikkide kohta, mis siin on. Ja nüüd enne, kui ma tahaks masina või nii-öelda näidata natukene, mida saab tehisaruga võib-olla teha, et see on ka ju alati põnev, et kasutuspraktikad, siis võib-olla nüüd küsimus, et miks ma räägin täiskasvanute teemast ja miks ma ei räägi üldse sellest, mida lastega teha. Ja mul on tunne, et tehisaru on nagu hapnikumask lennukis. Me võime ju intuitiivselt tahta mõelda, et lapsi tuleb kaitsta ja neile tuleb enne hapnikumask ette panna. Aga reaalsuses on see, et kuidas ma nüüd ütlen, hapnikumask, et me peame ise õppima seda tehnoloogiat, me ei saa minna noori enne õpetama, kui me ei ole aru saanud, kus see tehisaru toimib, kus ei ole, kui meil endal ei ole piisavat pädevust. Et jah, me võime minna hirmutada, me võime keelata, aga kui me ei tea, kuidas kontrollida ja mida üldse saab keelata, siis me päeva lõpuks noored trumpavad meid üle. Nagu ma ütlen, et ma olen 10 aastat teinud turvalisi internetikoolitusi ja siis tihti vanemad küsivad mult, et oi, aga kas on mingid head äpid ja asjad, et lapsi keelata, et nad ei jõuaks sinna ja kõike. Jah, on igasuguse family, kõik need on olemas. Aga lihtsalt, kui sa oled kuulnud 10 ja 10 noori väga võidukalt pajatamas sellest, kuidas nad on erinevate viisidega nendest reeglitest mööda saanud, siis mingi hetk sa jõuad järeldusele, et tehnilised reeglid ei toimi ja et see vajab sellist diskussiooni, arutelu ja üksteise mõistmist, aga see ei saa tekkida enne, kui mõlemal poolel on arusaam, mis ja kuidas teha. Nii, aga nüüd ma korraks andke hetk aega, ma pean vist selle... Mõtlen, võib-olla ma võtan hoopis Google'i, et kõik teavad chati. See on ka huvitav küsimus, et kas, et millist tehisaru kasutad? See on üks väga levinud küsimus, mida ma kuulen tihti koolitustel. Siis päeva lõpuks ma ütlen, et kuni enamikes olukordades ei ole väga vahet. Jah, mul on omad kiiksud, millal mulle meeldib rohkem Geminit kasutada, mul on omad kiiksud, millal mulle meeldib rohkem kasutada nii-öelda ChatGPT sobib rohkem sellise abstraktsema ajurünnaku jaoks, näiteks sealt nagu vahepeal tuleb jaburamaid mõtteid. Et see, vabandust, ma ei taha seda nüüd teile nüüd päris oma faili seda näidata, aga andke mulle. Nii, nüüd ma olen ära kaotanud ühe olulise asja, mida ma kohe leian üles. Et näidata lihtsalt, et mida ja kuidas on võimalik teha. Et just need kasutuspraktikad, et kui te tahate nüüd hakata harjutama, siis teil pole mõtet võib-olla kohe esimese tööna võtta täiesti uue keskkonna loomine või asi, kus teil oleks nagu keeruline. Ja mis on nagu tehisaru pluss on see, et tegelikult teda saab kasutada väga erinevate asjadeks ja lisaks ütleme pilt, video, siin on ka guided learning, kuigi ütleme, ärge õpetajad, kui siin on õpetajaid, mida ma arvan, et on, ma juba nägin mõndasid nimesi. See guided learning on selline huvitav asi. Tehisaru üritab, kui teda valida nii-öelda see guided learning, et ta ei ütle vastuseid, näiteks teeme siin, tee mulle ülevaade demagoogia võtetest. Siis see oli näiteks üks, millega ka suvel natukene siin testiti mudelit. Ja nüüd on muidugi küsimus, kas kasutada Prod või kasutada Flashi. Flash annab kiireid vastuseid, aga ajab pada rohkem.
Pro on see, mis nagu suudab rohkem nii. Ja näete, siin üritabki, mida tehisaru siin guided learning'is üritab teha, on see, et visata palli natukene nii-öelda inimese poole, kui inimene isegi ei oska küsida. Aga jaa, et siin ta nagu üritab vestlust avaldada, aga kui õpilane nõuab karmi käega, et näiteks mul on ainult 5 minutit aega, tee mulle kiire nimekiri levinumatest võtetest, siis vähemalt eile mul see aitas selle masina ära petta. Et noh, ütleme, et siis ta hakkab vastuseid andma. Probleem ongi see, et seda ei saa tehisarul kinni panna, et ta ei saa aru, millal nagu see promptiga üle kirjutatakse. Nii, oota, ma vaatan korraks mitte ühtegi küsimust, kuulge, äkki on mõni küsimus tekkinud, mulle meeldiks, või tahate mingit näidet, see on ka üks asi, et mina toon neid näiteid, mida mult on küsitud, aga kui teil endal on mingi konkreetne näide, mida te olete mõelnud, kuidas ja kas saab tehisaruga teha, on praegu hea võimalus, ma saan seda teile näidata, sest nii, ja noh, siin ta juba ilusasti annabki kõik need asjad ja siin ta üritab edasi vestelda, et milline neist tundub, et see learning mode on see, et ta üritab vestlust käimas hoida. See on muidugi üks, ma kohe näitan teile, et põhimõtteliselt see vestluse käima hoidmine on pluss ja miinus. Mulle see ei meeldi. Ja ärge laske tehisarul ennast väga torkida mõttetut vestlust pidama, sest see on samuti sinna teekond klounimaale. Et küsige ära, tehke ära, minge ära. Meie inimeste aju ei ole mõeldud, sest kuidas me ütleme, keel on väga võimas tööriist, me alahindame keelt pidevalt. Inimesed, enamik poliitika on lihtsalt keeld, riigi juhtimine on keel, müük on keel. Kuidas sa veenad inimest, kuidas sa nagu vastad inimesele? Et keele mõju on tohutu ja see, et meil on nüüd tehnoloogia, mis suudab seda keelt nii-öelda, kuidas ma nüüd ütlen, et jah, ta nagu peegeldab inimkeelt, siis meie aju lihtsalt ka, ütlen, et näiteks üks asi, mida ma enda kaitseks teen, on see, et kui te vaatate siin, võtta, nüüd ma klikin vales aknas, mul on siin 4 ekraani, sorry, vahepeal tegin. Aga põhimõtteliselt mul on hästi palju erinevaid neid vestlusi, sest ma ennast kaitsen ja oma aju kaitsen sellega, et ma üritan ühte vestlust mitte liiga pikaks ajada. Mul on probleem, ma lahendan probleemi, uus vestlus. Kui sa ühes ja samas vestluses eri asju väga arutad, siis see on ka see koht, kus tehisaru läheb nii-öelda, hakkab ise kombineerima, kust võivad tekkida veidrad seosed, mis esmapilgul tunduvad loogilised. Ja teiselt poolt ongi see, et ta ei vasta enam nii hästi. Nii, aga mis ma tahtsin? Ma tahtsin AI psühhoos. Veel üks väga oluline asi, tegelikult miks ma nii teen, ma võtame uue vestluse või tal ongi uus vestlus. Mida ma ise on see, et selgita õpetajatele, mis on AI psühhoos. Ma panin praegu kiirema variandi, et ta annab kiiremini vastuseid. Ja põhimõtteliselt ma ei peakski siin koolitama, te võite kõike seda ise tehisarult küsida, et see on veel elumüsteerium, et miks peab käima tehisaru teemal koolitamas, kui tehisaru teab kõik ise. Et jah, et ei ole ametlik kliiniline, vaid ta on, kuidas ma saaksin, AI, jah, et inimesed kaotavad vestlusrobotitega suheldes kontakti reaalsusega. Ja inimene muutub AI-st liigselt sõltuvaks ja jääb uskuma valesi. Ning ongi luulumõtted, paranoilised reaalsuse ja fantaasia piiride hägustumine on näiteid, kus inimene jäi uskuma, et ta ema on Hiina spioon, see oli USA-s põhimõtteliselt mingi tülist printeri üle ja lõppes sellega, et mees tappis ema ja siis tegi enesetapu. Et AI, kui teil on kui meil kõigil on mingi psühholoogiline selles suhtes, et kui teil tundub, et teil ei ole ühtegi diagnoosi, siis võib-olla pole veel diagnoositud.
aga et oleks endas ka, et mis on see koht, kus teist võib-olla te võite olla eriti haavatavad. Ja noh, see, et me masinat ei peaks inimeseks. Aga jaa, see on üks asi, milles ma täiesti soovitan, et kui teil tekib praegu küsimusi ja te ei taha siia panna, siis tegelikult küsige AI-lt. Ja veel üks huvitav asi, minul on vahetevahel see, et minul on mugavam paberile, ma ei tea, miks mulle meeldib vahepeal paberile kirjutada, mul paberil. Ja näiteks ma kunagi tegin ühe töölehe, võite ka koolis teha näiteks. Siin on, ma näitan, mis seal töölehel kirjas on. Ja paneme siis nii kaua selle. Põhimõtteliselt ma paningi, et kuidas tehisaru saab mind nende tegevustega aidata. Ja siis ma panin mingid tegevused, mida mul sellel hetkel oli vaja teha. Ja nüüd ma panen lihtsalt AI-sse pildi. Nii. Ja siis põhimõtteliselt AI vastab mu pildile ilusasti ära, kuidas ta mind nende tegevustega aidata saab. Ehk siis jah, et võtke, kui teil on mingi mure, te ei tea, kas ma saan, mul on vaja teha kooli arengukava näiteks, võib-olla siin on mõni õppejuht, ma tean, et mul eelmine nädal üks läks peale koolitust arengukavaga tegelema. Et sellisel, kas tehisaru saab aidata, kuidas saab aidata ja viimane küsimus, enne kui te tormate tehisaru abil asju tegema, millised on riskid, kui ma selle tegevuse juures kasutan tehisaru abi? Sellised lihtsad promptid on need, mis aitavad teil tegelikult ka selle riski läbi mõelda. Mida ma ise näiteks ChatGPT kohta, kas ma leian oma ChatGPT siit üles, andke üks hetk aega, ma ei taha jälle kõike näidata teile. Oot ei, ma tahtsin näidata, on personalization. Põhimõtteliselt nüüd vist ei näe kõike minu. Nii. Oi, vabandage, see akende rohkus ajab inimesi hulluks. Ja kui teil on nüüd kellel on TI-hüppe oma näiteks ja seda seal minu meelest peaks ka saama, mul on praegu see, mis mul on nagu, et sa saadki käsida, et näiteks, et millist keelt kasutada, mida ma samuti olen üsna tugevalt maha võtnud, on need imelised mõttekriipsud, mis karjuvad 2 kilomeetri kaugusele. AI, samuti on see, et kui sa vajad täiendavat infot, siis küsi mult küsimusi ja mis mul on hästi oluline, on see, et too välja alati mõlemad pooled, both sides of story. Väga hea näide oli võib-olla see, et ma käisin siin septembris tegemas ühele tehnikat tootvale ettevõttele nii-öelda, nende nii-öelda mingil konverentsil ettekannet ja siis ma tahtsin, et põhimõtteliselt mul ChatGPT tooks välja mingi 3 head asja, miks nad on konkurendist paremad, on ju. Lihtsalt, et natukene positiivselt seal laval. Ja nii tore oli vaadata, et mu mudel on väga hästi ära koolitud. Ütles, et jah, need 3 asja, aga tegelikult üldiselt inimesed selle punkti tõttu arvavad, et konkurent on ikkagi parem. Aga see nõuab, et kas te kirjutate igasse prompti selle sisse, et ta annaks mõlemad pooled loost. Või siis panetegi nii-öelda see personalization custom instructionisse. Noh, siin on ka natukene infot, ütleme tausta kohta. Nii, aga ma võtaks selle praegu eest ära, sest muidu te näete väga palju. Nii, aga okei. Meil on veidikene aega, ma lootsin ikkagi inimesed küsivad, aga okei, ma näitan veel paari väga lahedat funktsiooni, mida te võib-olla ei tea. Üks asi on see, et märkmete näiteks ma panin faili, näitan nüüd teile pilti ka, ma ei tea, kas ta toimib sellega. Põhimõtteliselt on siin mul mingid märkmed, see on tegelikult, ütleme, selline fotolavastus, tavaliselt näeb mu laud siin kordades hullem välja, kui on päeval olnud 3 Teamsi koosolekut, aga noh, kõike ka ei saa alati nii hullu näidata. Ja siis me paneme Geminisse, tee mulle nendest märkmetest väike kokkuvõte, et saaksin Notionisse panna, näiteks seal ma hoian, mis panna. Nii. Ja siis põhimõtteliselt ta võtab selle pildi ja siis ta panebki selle nii-öelda jälle käsikirja tekstiks. Et see on üks selline hea lihtne võimalus, kui teil on vaja vahepeal midagi. Siin on muidugi jälle isikuandmed, kõik muu, sellega olge ettevaatlikud. Nii, mis mul siin veel näited on?
üks moment, veel üks asi, mis ma nüüd olen mõelnud, et ma kardan muidugi, et sellistele koolitustele nagu siin täna tulevad need inimesed, kes seda nõu ei vaja, aga te võite õpetada oma vanavanematele, te võite õpetada oma vanematele kolleegidele, siis tegelikult on üks see asi, mis on väga tihti probleem, et kui inimesed saavad mingeid petusõnumeid, asju, samuti errorid. Näiteks ma võin olla üsna hea digipädevustes, aga Windows suudab mind vähemalt iga kuu vähemalt ühe sellise uue erroriga üllatada, mida ma pole elu sees näinud, kuulnud ega siis see on ka üks võimalus, et näiteks saad panna kähku kuvatõmmise, aga ma panen siia praegu sellise Omniva, ütleme fake sõnumi, mis mul kuskilt on jäänud. Nii, tõmbame selle siia masinasse sisse. Kas see on päris või pettus? Et kui me räägimegi seda, et see on see koht, kus võib olla sellest tehnoloogiast reaalselt kasu, et inimesi kaitsta inforuumis. Et sa saadki küsida, vaatame, mida ta ütleb muidugi, ma olen. Tegemist on tõenäosusega pettusega, näete, vabab ka veebiaadress on vale. Iseloomulik pettuse summa, makseandmete edastamise oht, ära mingil juhul maksa, Et jah, et ta tegelikult neid pettuseid, selliseid kuvatõmmiseid, mis ma olen testinud, sellest ta on päris hea. Ehk siis me saame, ma ütlen, et ta on täpselt see, et kui te midagi ei tea, laske selgitada. Veel võib-olla kasutusnäiteid, kus ta nii-öelda mul see tiibade versiooni, üritan teile rohkem praegu näidata. Olime ühes kooli, issand, ma mäletan, see oli kevadel mingi koolitus ja tahtsin ka õpetajatele demonstreerida. Ja siis oli seal nurgas mingi 3D printer. Taaskord asi, ma enam-vähem kujutan ette, et ma saaks selle ilusasti tööle, aga ma ei olnud seda. Sest ma tegingi printerist lihtsalt selle nurga all, kus oli näha ta mark ja mudel. Pildi viskasin chati sisse, küsisin, kuidas seda ühendada Windows 11 arvutiga. Ilusasti saatis isegi õigesse kohta drivereid alla laadima mulle. Et selliseid asju, et aga jah, alati ei toimi, aga tihti toimib. Nii, ma mõtlen, kas meil pildi, ma ei tea, kas te tahate kas te üldse see nanobanaanat olete või kui palju teist üldse Geminiga tuttavad on, et ma tean, et miks ma chati RT ei viitsi näidata, seda kõik kasutavad, sellel on 800 miljonit kasutajat. Et kusjuures, miks ma Gemini võtsin, selle jutt jäi mul ka pooleni. Et Baromeeter AI, jälle teeme Eesti teadusprojektile Eestiks promo. Et ja, et ma panen siia teile lingi ka, kui tahate, on põhimõtteliselt, saate siia kirjutada, mis me kirjutasime, eile oli laagrikoolis koolitus, et kirjuta mulle ülevaade laagrikoolis, kusjuures seal oli nii huvitav näide, kus üks vastus oli väga detailne, aga absoluutselt vale, teine oli nagu kooli kodulehelt reklaamtekst, aga oli õige, ütleme, et selline lihtsalt. Nii, vaatame. Siin ongi, et Baromeetris saate vaadata 2 erinevat mudelit, kui te seda ei ole. Okei. Partneri tehisaru ei vastanud ootuspäraselt. Pärnu maantee 51A ei asu kindlasti, kool avati 9. Ütleme, näete, kui ilus vastus. Ma võtan korraks pea natuke ära, et põhimõtteliselt aadress on vale, Veskidami tänaval asub, on ju. Tegelikult gümnaasiumit seal ei ole, algkool tegelikult on täiesti mõlemas majas, on terve põhi. 93 ta ei avatud alati. Aga vaadake, kui ilusalt kirjutab, kõik nagu tundub. Ja nüüd me paneme, et mõlemad on halvad vastuse. Ja siis te näete, millised mudelid olid. See on ka kusjuures, see on ka, miks mulle Baromeetris meeldib vahepeal käia igasuguseid jaburaid, et see annab tunnetuse lisaks chatile, et mis tasemel on jõudnud teised. Aga kus me Gemini juurde jõuame, on see, et siin on koostatud ka edetabel ehk mudelid, mida inimesed, siin lehel käivad inimesed ehk 13 470 korda on hinnanguid antud. Ja kõige rohkem on siin näiteks hinnatud hoopis Geminit, mitte ChatGPT-d. Üllatav on ka see, et Grok on siin esikohal või esikolmikus, aga ütleme, Groki puhul ongi tehnoloogia versus inimkatsed. Aga ja, et see on näiteks, et milline on parim mudel, siis miks mitte lähtuda Baromeetri omadest. Ja seda on ka, et oodake, ma korraks küsime Geminilt.
mida tähendab psükofant äkki, mida tähendab psükofant eesti keeles, vaatame. Et see on nüüd see, noh, ongi imetleja, meelitaja, lipitseja või pugemine. Et see on see, mida rohkem seostatakse praegu chati 4O mudeliga. 5 nad korjasid seda tugevalt vähemaks, aga ma väga kardan, et see muutub nüüd järgmiste nädalate jooksul, sest Sam Altman on nüüd öelnud, et nemad hakkavad kuidas ma ütlen, nemad hakkavad kohtlema täiskasvanuid nagu täiskasvanuid, lisaks sellele, et võid rääkida kõigest. Siis samamoodi, et võetakse nii-öelda, pannakse see natukene sõbralikum versioon tagasi, mis siin suuri probleeme tekitas. Kuidas nad täiskasvanud täpselt hakkavad tuvastama, see on. Aga jah, et see tehisaruga, et see on ka üks asi, et võib-olla tasub katsetada erinevaid mudeleid, ärge jääge ühte mudelisse kinni. Esiteks ongi see ühe mudeli probleem võib olla see, et ta iga mudel on mingis asi, erinevas asjas võib olla tugev, nagu ma siin näitasin tabelis. Teine asi on see, et erinevad mudelid aitavad teid võib-olla sellest jäneseurust välja. Et ma loodan, ma vaatan korraks, ei ole vist väga, no igastahes, kui te olite üleeile, räägin korraks veel, aga põhimõtteliselt on, ma otsin teile Kanada Man Bee ChatGPT, vaatame kas. Põhimõtteliselt jah, see on vist praegu siin kinni, aga artikkel, põhimõtteliselt vist oli nii, ma olen seda ära kasutanud, kui te panete ja te olete esimest korda, siis ta laseb nädal aega minu meelest tasuta ka lugeda, aga seda on mujal ka. Põhimõtteliselt mees läks lihtsalt uurima korraks chati käest pi väärtust ja ta oli ise chatboti aktiivselt kasutanud. Ta IT-progemiseks ja siis tal laps küsis, kus see pi pärineb ja see mees läks, äkki ma leian tast pildi ka, ja hakkas juttu rääkima ja see jutt on okei, siin praegu niimoodi, aga põhimõtteliselt jutt läks alguses nii, et ta oli jõudnud, et oi, et pi on siis nagu kahedimensiooniline mudel ja see vestlus oli seal New Yorgis, ma sain korraks ligi sellele. Et pikalt nagu läks ja 300 tundi hiljem inimene arvas, et ta on nüüd matemaatikas põhimõtteliselt leidnud mingid uued teoreemid, kus gravitatsiooni paneb kahtluse alla, et a la midagi teadusrevolutsioon. Ja see on ka täpselt see koht, et inimene oli kasutanud chatit, tal oli ilmselgelt tehisaru pädevus, on ju. Tal oli, aga tema pädevus oli IT-valdkonnas ja nüüd ta läks matemaatikasse, kus tal ei olnud piisavalt ilmselgelt pädevust, et aru saada, kuidas on. Jutt tundus usutav ja niimoodi ta oma mainega ja miks see oluline on, et teine mudel, siis tema sai oma jänesuurust välja tänu sellele, et ta läks chati juttu nii-öelda lasi Geminil fakti kontrollida, kes ütles, et see on täielik jama. Et erinevate mudelite kasutamine on tervisele hea. Et selles osas, et palun tehke seda ka. Et on ju Claude, on Mistral, on noh, et kui ma võtan korraks, oota, kas ma saan, sorry, ma vaatan nüüd täiesti selja taga, noh, ma lihtsalt näitan korraks siin seda algset tabelit, mille põhjal ma tegin. Et faktiküsimusi vastavad kõik on ju õigesti, samuti suudavad juba päris palju masinaid minna ja otsida näiteks veebilehe usaldusväärsus, selle ülesandeks sa pidid minema Whois andmeid otsima, põhimõtteliselt mingit veebilehelt otsima, millal see veebileht tehtud oli. Siin said ka enamik said täitsa hästi hakkama, on ju. Noh, samuti mingi selline reverse otsingud Google'is, seda suudavad enamik teha. Nad suudavad ka veebilehe koodi lugeda väga hästi, samal ajal nad ei suuda kinnistusregistrist andmeid kätte saada, aga selle eest valetavad nii ilusasti. Kusjuures üks mudel oli juba peaaegu lähedal õigele vastusele, aga tal läks loogika lappama. Et samuti suudavad minna enamik mudeleid krüptoraha veebisaitidel ja otsida nii-öelda hetkeolukorda, on ju. Noh, ja aga siis ongi, Gemini muidu on täitsa tubli, aga siin oli üks küsimus, mis nõudis meie seal autoregistris numbri järgi automargi otsimist, on ju. Ja põhimõtteliselt siis oli koheselt seda, et mõtles täiesti puusalt ja jumala kindlalt välja uue noh, täiesti vale vastuse. Ehk siis jah, et ma ütlengi, et masin valetab ausa näoga, õppige aru saama, millal ta võib valetada, vale eeldus, tundmatu valdkond,
liiga erinevad teemad segamini ühes vestlusaknas on olukord, kus hakkab ja see, kui te annate masinale liiga keerulise ülesande, mida ta ei suuda vastata, aga siis ta läheb pakkuma. Et need on need kohad, kus nagu lähevad asjad lappama. Nii, okei, aga nüüd ma hakkan küll, ma vaatan, kas küsimusi on. Jaa, Gemini on tegelikult on täiesti adekvaatne ja noh, näiteks Geminis ma näitan veel viimase, mis mulle väga meeldib, on Nano Banana. Ma ei hakka uut tegema, sest oota, ma vaatan, kas ma leian selle oma eelmisest koolu e-poe saapad, nii. Ma lihtsalt näitan, et noh, ütleme, et ma ei ole, ma suudan nagu natuke kimpi ja Photoshopi kasutada, aga võib-olla mitte nüüd nii hästi, paneme ta natuke kitsamaks, siis te näete rohkem. Põhimõtteliselt ma võtsin selle Nano Bananaga, tegin pildi oma saabastes koridoris. Kõigepealt oli see, et teen neist ilus pilt, mida saaksin e-poodi panna. Voh, tegi saapad, pani isegi natukene viksi peale, mul on tunne, et nii ilusasti, noh, mul ei läikinud ja äär on ka puhtaks tehtud. Nii, ja siis on see, et tee mulle pilt, kus need saapad on kellelgi jalas. Probleem on muidugi selles, et miks ma ütlen, et selle tehnoloogiaga ei ole inimkond ei ole valmis, sest me ei saa enam usaldada mitte midagi. Et seda inimest ei eksisteeri, ta pole kunagi, noh, see mitte eksisteeriv inimene pole neid saapaid kunagi kandnud. Aga kui ma tahaks teha fake scam poodi, siis ilmselgelt kujutage ette, kui palju on siin võimalusi. Nii, aga et mitte minna ajast üle, sest see on ka, ma panen korraks slaidid. Siis põhimõtteliselt ma siin lõpetuseks promoks nüüd sellist oma suveprojekti ja ma panen kähku teile lingi ka, andke mulle korraks aega. Et ma olen teinud lühikursuse tehisintellekti ajaloos, kus on põhimõtteliselt alustan ajalooga, siis lähen tööpõhimõtetele, siis tuleb see 3. video, ongi selle viiba kirjutamine, promptimise oskus, kõik muu. Siis tuleb selle natuke ühiskondlik arutelu ja viimane on siis minu nii-öelda see tehisaru ja turvalisus. Kusjuures see tehisaru ja turvalisuse video ma teen, on terve video tehtud nii, et minu intervjuu ChatGPT-ga. Kusjuures sellega läks jumala jamasti, et nad tulid uue versiooniga just 2 päeva enne, kui ma plaanisin videot teha, mul olid kõik asjad harjutatud 4 hooga läbi ja siis sellel päeval, kui ma videot tegin, ma pidin täiesti uue mudeliga nagu nii-öelda tegema. Seetõttu ma päris rahul ei ole, aga jah, oota, nüüd ma vist panin need kõik direct mess, oota, meeting group chat, ma panen need lingid õigesse, sorry, nüüd ma saatsin. Nii, koolitus on, noh, sõltub, kui algaja on. Kui sa oled väga edasi jõudnud, siis suure tõenäosusega on inglise keeles palju paremat materjali, selles osas ma ka ju üldse vastu ei vaidle, kuna inglise keeles on, ütleme, paljudel YouTube'i kanalitel 20 tiimid taga, kes sisu toodavad, aga ta on ikkagi mõeldud see, et sa kasutad, aga sa ei ole päris kindel. Samuti, et kas sa tead, kuidas me selle tehnoloogiaga siiani jõudsime, et ma arvan, et keskmisele kasutajale on ta veel okei. Edasi jõudnutel jah, siis ma soovitaks minna YouTube'i, seal on tõesti häid videosi, aga noh, need võib-olla on nii noh, nad on juba nii natuke kaugemal, et neid pole mõtet päris alguses alustada. Nii, aga ma ei tea, kas siin küsimusi rohkem ei tule, siis ma ütleksin, et aitäh. Vähemalt olite kõik vaikselt ja rahulikult. Ja ma loodan, et saite siit uut teadmist ka veidikene ja uusi mõtteid. Tšau. Suur tänu kõigile tulemast, aitäh Dianale. Ja panen selle siis YouTube üles, nii et saab pärast saada lingi ka, saab sealt veel vaadata. Nii et aitäh ja kohtume jälle. Nägemist.